saate? Siin ei ole ju mitte midagi teha. Meil Tallinnas on näiteks loomaaed ja palju kaubanduskeskusi. No aga kõik sõltub ju vaatenurgast. Meil on näiteks vanad lossivaremed ja nendega käib kaasas väga palju legende. Mis neist varemist ikka vahtida? Need määrivad ainult riided ära. Miks sa tulid siis siia, kui see nii igav on? No ma lootsin, et te teete mu olemise huvitavamaks. Pealegi mu vanemad läksid spaasse ja nad ei lubanud mul üksi linna jääda. No aga mis sind siis huvitab? Ma ei tea. Kas nende varemete kohta mingit kummituslugu ei ole? Tegelikult on meil küll üks salajane legend. See on eestlaste 4 kuningast. Seda lugu on ju igaüks kuulnud. Ajaloos just õppisime, pole eriti huvitav lugu. Pealegi, need kunnid olid täiesti lollid ju. Tulevad siia Ordu linnusesse ja loodavad, et suudavad üksi maailma päästa. Ausalt, ma ei viitsi mingit ajaloo tundi praegu kuulata. Mida ajaloos ei räägita, on see, et tegelikult meil on veel üks salajane legend. See on eestlaste 4 kuningast ja see on nii salajane, et isegi paljud paidlikud seda ei tea. See legend elab siiani. Nimelt ajaloos küll 4 kuningat hukati, ent Paides tegutsevad nad siiski edasi. Aga iga kuningas ei saa olla igavene, sellepärast valitaksegi linnale iga 2 aasta tagant uued kuningad. Oota, ma ei saa midagi enam aru. Mis legend, mis valimised? Äkki räägid täpsemalt siis, mis värk nendega on? Hästi, kuula siis. Need vanad ossimüürid, mis kõrgumate ees olid aastasadu tagasi, tornid eal veel Sorja Maria kuninganna üle 10 lapse sai, aga üks kuningas ja vaene naine leseks jäi. Rohkem ikka kõnelatakse. Tahate õuduslikku ajaloost? Kuulge nüüd sõbrakesed, kordan teile jälle, et aastasadu usutud on iga suu kolle ja nüüd iga hunne halbu vaime ja vampiire. Ei hirmul ja fantaasia, kas siis polnud piire? Pane täiega! Pikka sissejuhatust teha, millal sa asja tuumani jõuad? Ära ole nii kärsitud. Mida ajaloораamatud ei räägi, on see, et tegelikult ei hukkunudki 4 kuningat otseselt Ordu rüütlite tõttu. Nimelt elanud siin tornis üks aaditüdruk nimega Moriana, kes armunud ühte kuningasse. Aga kuna need nii-öelda kuningad olid ikkagi talurahva hulgast ja tüdruku isa Ordu linnuse pealik poleks siial lubanud sellist suhet, otsustas tüdruk, et ta peab ikkagi kuidagi moodi oma armastatuga kokku saama. Ta tegeles ka maagiaga ja tahtis oma isa nõiduda. Midagi läks aga valesti ja ordumeister lasi kuningat mõtlemata hukata. Kuigi alguses oli ta valmis läbirääkimisteks. Aga tüdruk ise kadus salapäraselt. Arvatakse, et nõidus hukatas hoopis tüdruku ja nüüd tema hing kummitab lossimüüride vahel. Kui ronida torni, võib isegi tema hääli ja sosimaid kuulda. Arvatakse, et tüdruk kaitseb Paide linna ja kui Paidel on olemas 4 kuningat, on linnaga kõik korras. Aga kui kuningad kaovad, kaob ka linn. Ma tahan seda kummitust näha. Mis nüüd siis saab?
küsida, muidu võib Mariana pahandada, aga Kai lihtsalt läks. Alles see oli, kui mingi vanem naine jalutas Vallimäel ja poisikesed olid torni roninud ja siis hakanud tornis kostuma jubedat möörgamist ja mutike saanud rabanduse see peale. Ehkki oleme Kai kaugele jõudnud. Kai! Kai, kus sa oled? Tule tagasi! Kuhu ta kadus? Küllap ta peitis ennast ära ja tead küll, milline ta on. Mine too ta tagasi. Mina? Sina jah? Sina talle selle legendi rääkisid. Või hakkasid nüüd ise kartma? Kuule, mille pärast sa nüüd nii leidis oled? Kai otsis natuke põnevust, las lustib seal siis natuke. Ole sa kellegi sõber? Kes nendest tüdrukutest aru saab? Tüdrukutest aru ma ei saa, ma kohe mitte üldsegi ei saa, jah ei saa. Kõik närvi ajab neid nad soovid on neil peas, milleks toonarosad värvi olema neil pea. Ükspäev juhtus nii. Käisin Kaiga veel läbi ringi linnas, otsis pluusi, mis just moeses otsas hinnas. 100 poesi kokku käisime ja lõpuks pluusi leidsime ja suurest rõõmust jäädi see mul välja tegi Kai. Aga tüdrukutest aru ma ei saa, ma kohe mitte üldsegi ei saa, jah ei saa. Hullud nüüd silmale, lisardada on vastu, superstaaris ütlemiks, ikka saada igapiks. Pärast jäätist luhtus mõnus puhkus, tuli vastu sama puus ja mis siis juhtus. Teravaks läks hääletoon, ütles mine koju, mul on depressioon. Tahtsin lohutada, öeldes ära õe, mul on koolikott sama, mis õel. Nende teksadega käib pool kooli, aga Kai minu jutust ei hooli. Aga tüdrukutest aru ma ei saa, ma kohe mitte üldsegi ei saa, jah ei saa. nüüd ootas, keda läks endal naerda ja talle järgi minnes, miks küll mina ennast ohtu seadma pean. Kai! Tead vist ikka tüdrukule järgi minema. Mine sa tea, kuhu need paremad viivad. Sa tahad sinna lossi salamüüdidesse minna? Oli jah selline plaan. Hei, mina sinu asemel enda nina sinna ei topiks. Mu sõbranna läks sinna. Ta pole kohalik. Ma arvan, et ta eksib ära või tal on mu abi vaja või midagi. No aga sa tead, et need ei ole tavalised lossimüüdid. Ma tean, ma ise rääkisin ka Kaile just neid legende. Ja ikka tahad minna? Mis mul ikka juhtuda saab? Ma lähen lihtsalt toon oma sõbranna ära. Kõik. No hea küll, kui arvad, et pead minema, siis mine. Aga võta see kaasa. Kui midagi juhtub, siis puhu seda vilet. Mis mul juhtuma peaks? Aga aitäh! Uskumatu, et mingis väike linnas võib midagi põnevat ka olla. Mulle need käigud täitsa meeldivad. Justkui ajaloo raamatus
korraks arvasin, et olengi sattunud kusagile keskaega. Ei, vägev rollimäng. Me ei mängi siin midagi. Fürstinna Marianale ei meeldi võõrad. Oli naljakas, nüüd aitab. Ma saan aru küll, et väikelinnas eriti turiste ei käi ja millegagi on nad vaja siia meelitada, aga ma sain juba aru, et see on mäng. Seisa! Fürstinna Marianale ei meeldi külalised. Igaüks, kes siit loata läbi läheb, jääb pea võrra lõhemas. Oi küll ma kardan. Ma hoiatan sind. Seis! Vabandust, ei pea kohe niimoodi ähvardama. Ma juba lähen ära. Ei lähe sa kuskile. Nüüd oled meie vang. Kuulge, ma sattusin siia täiesti kogemata. Mu sõber rääkis ühe loo, mul hakkas huvitav ja nüüd selline jama. Suu kinni. Istu maha ja hoiame suu kinni. Tahan koju.